Tere tulemast kuulma Turundusjuht 2.0 podcasti. Mina olen Taavi Alpuu Moliveri meediast. Selle podcasti eesmärk on anda turundusjuhtidele värsket ülevaadet turundusmaailmas toimuvast. Ehk siis luubi alla võtame selle, kuidas tekitada enda toote või teenuse vastu nõudlust. Et me ei peaks turundajatena lihtsalt agressiivselt inimestele kurgust alla suruma seda toodet või teenust, mida me müüa tahame, vaid pigem see, et kuidas inimene panna meie juurde siis ostma tulema ja mis protsessid selle saavutamiseks tuleb läbi käia. Aga kõigepealt ma tahaks sellise esimese teema osas minna sellise päevakajalise teema juurde, milleks on siis iOS 14 muudatused Facebookis. Ja ma arvan, et siinkohal on kõige mõistlikum öelda, et sobib selline ütlus, et kohane või sure. Et kui sa ei suuda kohaneda sellega, siis halb päev, siis tuleb lihtsalt midagi sul muud ette võtta, tuleb mingi uus lähenemine leida. Et kui natuke seda konteksti jagada, siis iOS 14 muudatusega muutub Facebooki reklaamide tegemine nagu keerulisemaks. Eriti neil, kes rakendustes siis turundust teevad. Ja see kaudu on nagu tekkinud kerge söke hüsteeria turundusinimeste seas, et mis nüüd saab, mitte midagi ei saa. Lihtsalt me läheneme teistmoodi turundusele ja me hakkame tegema seda kvaliteetsemalt. Ehk siis ma arvan, me läheme rohkem nagu selliste fundamentaalsete turundustegevuste juurde tagasi, milleks on lihtsalt lihase inimesega suhtlemine, kommunikeerimine, mitte see, et me näitame neile tuimalt lihtsalt 7 korda ühte sama reklaami ja loodame, et nad tulevad meile kliendiks, eks ole. Ilma, et see kuidagi inimest kõnetaks. Me lihtsalt surume praktiliselt selle toote inimesel kurgust alla. Et see ei ole turundus ja ma arvan, me liigume digiturunduses rohkem sellisest spämmist võib-olla rohkem nagu kvaliteedi poole. Ehk siis turundajad, kes mõistavad selliseid basic teadmisi turunduse kohta üldiselt, on nagu rohkem eelistatumas olukorras. Ja ma arvan, et see ei ole nagu selline esimene kord, mis arvan, see nii ka on, et seda on ka varasemalt juhtunud Facebooki puhul eriti, kus paar aastat tagasi orgaanilisele tõmmati jälle joon alla, eks ole, et tänasel päeval orgaaniline turundus Facebookis on pigem selline aja raiskamine, et kui sa tasulist reklaami ei tee, siis suure tõenäosusega sa ei jõua ka suure hulga inimesteni, eks ole. Sealt me oleme välja tulnud, liikusime rohkem tasulise reklaami poole. Veel enne seda olid loosimismängud 6-7 aastat tagasi veel väga populaarsed. Siiamaani tegelikult tehakse neid, kuigi ma ei saa aru, miks seal ei ole nagu pointi. See samamoodi läheb selle spämmi alla, toodet lihtsalt surutakse kurgust alla. Et loosimängudega samamoodi. Varem toimis, enam mitte, liikusime edasi, läksime rohkem kvaliteetsema sisu peale ja hakkasime inimestele rohkem sellist väärtuslikumat materjali pakkuma, millega samastada, suhestuda ja tulime sellest välja, eks ole. Sihtimisvõimalused samamoodi. Varasemalt oli võimalik Facebookis väga täpselt, detailselt inimesi sihtida. Tänasel päeval seda võimalust enam ei ole. Aga me oleme sellest jälle nagu välja tulnud, eks ole. Et Facebook on ise ka algoritmis muudatusi teinud, nii et me ei pea enam nii väga detailselt inimestele seda reklaami näitama. Aga jällegi, neid asju juhtub, see ajalugu kordub kogu aeg, aga see hüsteeria, mis tekitatakse selle uue muudatusega, see tõmbab inimesed korra nagu seinast välja ja tekib selline peata oleku efekt, eks ole. Aga ma arvan, et sellest me tuleme siin varsti välja ja inimesed hakkavad mõtlema rohkem sellele, kuidas turunduse kaudu tekitada sellised lähedasemad suhet inimestega. Ja lõppkokkuvõttes selle teema allajoonimiseks, siis senikaua, kuni meie ideaalklient on Facebookis, senikaua me kohaneme. Senikaua mitte keegi sealt ära ei lähe. Me ei hakka jõuga siis ennast sealt välja pursima. Et me oleme seal Facebookis senikaua, kuni ideaalklient seal on, senikaua, kuni me turundust teha saame efektiivselt, senikaua me seal oleme ja senikaua me peame ka kohanema. Siis teise teemana, mis on selline vähe mindseti muutmise küsimus, on see, et me peaksime haarama inimeste tähelepanu, mitte nende e-posti aadresse. Et kui mõelda, see kehtib just eriti näiteks B2B turunduse osas, et kui mõelda, kuidas B2B turundus tehakse, siis üldiselt on see nii, et näidatakse reklaami, tule lae alla meie e-raamat ja siis sa oled meil ahelates kinni, me saame sulle kogu aeg saata neid e-maile
tõmbame su müügitunnelisse ja loodame, et sa äkki ühel hetkel murdud ja me saame sulle enda toodet või teenust nagu edasi müüa. Et minu arvates on see selline väga kehv lähenemine, esiteks seetõttu, et ei saada aru, kuidas tänapäeval tarbitakse sisu, siis digikanalites eriti just. See informatsioon, mis inimestele nii-öelda 2 sekundi kaugusel on, see muudab tegelikult ka meie turundust, aga kahjuks turundajad ei ole sellest veel nagu aru saanud. Et ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes oleks läinud näiteks Facebooki, lootnud, et talle näidatakse e-raamatut näiteks raamatupidamise kohta, oodanud seda ülipikalt, 4 aastat, et talle see e-raamatu reklaam ette tuleks, et ta laeks seal alla ja siis ta jääb ootama, millal müügimees temaga ühendust võtab või millal järgmine e-kiri tuleb. Ma ei tea mitte ühtegi sellist inimest. Aga ikkagi me turundajatena teeme seda. Me lihtsalt loome endale mingisugused mõttetud mõõdikud, mille alusel me mõõdame siis enda edukust, olgu selleks siis näiteks e-raamatu allalaadimine selles näites. Lõppkokkuvõttes see nagu mingisugust rahalist kasu meile ei too, et kui sealt 10 000 allalaadimisest võib-olla 2 klienti tuleb, et siis on hurraa, aga tegelikult me ei ole harinud klienti selles osas, mis meie raamatupidamisteenus tegelikult nagu endast kujutab, missugused kasuvõimalused seal on, mida me täpsemalt inimestele optimeerida aitame seal, et näiteks raha kokku hoida, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Selliseid väikseid nüansse ei tooda oma toote või teenuse puhul välja. See on mõnes mõttes aru saada, miks seda ei tehta, sest et toode ei ole piisavalt hea, et see inimest nii-öelda koheselt siis ostma kutsuks. Ehk eristumine konkurentidest on minimaalne. Loodetaksegi selle peale, et tabatakse see hästi aktiivne ostuvajadus ära, kus klient tahab parasjagu seda toodet osta ja et siis tehakse see müük ära. Aga jällegi, see on selline mindseti küsimus, enamus turundus tegevusi on selle peale nagu üles seatud, mõõdikud on paika pandud, meil on vaja nii palju e-raamatu allalaadimisi selleks, et me selle aasta eesmärgi ära saaksime täita. Täiesti nonsense. Lõppkokkuvõttes loeb ju see, kui suurt müügikäivet sa suudad tekitada selle kaudu ja kui sa suudad tekitada rohkem müügikäivet selle kaudu, et sa inimesi harid ja annad neile mõista, mida nad sellest teenusest saavad või tootest, siis see tekitab rohkem ostuvõimalusi. Tekib nii-öelda kõrgem ostuvajadus sellele toote ostmise jaoks. Aga senikaua, kuni seda mõttemaailma ei muudeta, senikaua ei teki ka seda nii-öelda õiget lähenemist ettevõtetes. Ehk mis mu sõnum siin on see, et ettevõtete juhid võiksid rohkem arvestada turunduse mõõtmisel seda, et turundajad oleksid CRM-is sees, ehk siis kliendihaldussüsteemis, näeksid täpsemalt ära, milliste kanalite kaudu kliendid on tulnud, millist sisu nad on tarbinud ja millised kliendid neist on reaalselt maksvateks klientideks läinud. Ja sealt nii-öelda vaikselt analüüsima hakata, et kuidas me saame neid inimesi siis nende inimeste seas siis kõrgemat sellist ostuvajadust tekitada. Et alati ei ole vaja minna väga laiaks selleks, et oma eesmärke täita, vaid võid ka kitsalt edasi liikuda 1000 kontakti asemel näiteks 57 kontakti saada, aga kui sealt see konversioonimäär on kõrgem ja tekitatav käive on kõrgem, siis mina näen, et see kitsam nii-öelda teekond on hoopis mõistlikum lahendus, mida kaudu minna. Ja see võib-olla mindset on tulnud sellest, et nagu ka enne mainisin, siis inimesed tarbivad sisu hoopis teistmoodi. Info nii-öelda saadavus on meil kõigil mobiiltelefoni kaugusel, eks ole, et ei ole sellest tarbimisharjumusest veel aru saada. See süsteem toimis 15 aastat tagasi, kui näiteks Google ei olnud veel selline well-known bränd, eks ole, iga kodupidamine ei teadnud, mis asi Google on, ei olnud võimalust seda kasutada, eks ole, siis oligi eesmärgiks see, et müügimees võtab kliendiga ühendust ja räägib talle ära, miks, kuidas ja millistel tingimustel ja deal tehtud, eks ole. Aga tänase päeval inimesed pigem keelduvad sellest, et nad tahaksid kellegi teise mingit telefonikõne kuulata, sellepärast, et tal oleks hoopis lihtsam minna ettevõtte veebilehele, lugeda sealt, vaadata videosid ja selle kaudu ennast harida ja siis lõpliku otsuse ära teha. Aga kahjuks sellest nagu, ma ei tea, kas turundajad või siis juhtkonna tasandil nagu aru ei saada. Siis soovitus, mis mul selle koha pealt nagu anda on see, et kui juhtkonna poolt on antud
eesmärk, et me peame saama nii palju kontaktipäringuid selleks, et sealt tuleks mingi kvaliteetne lead ja et me täidaksime oma eesmärgi ära, siis esialgu, et seda nii-öelda mindseti muuta, minna edasi seda teed, et proovidagi neid kontaktipäringuid sisse saada, täida see eesmärk ära ja siis pühenda mingi aeg selle jaoks, et rohkem nagu kliendist aru saada. Proovi aru saada, mis paneb nii-öelda teda kõrvu kikitama, mis on sellised nüansid sinu toote või teenuse puhul, mis pakuvad talle huvi, mis aitaksid talle paremini nagu aru saada, kuidas sinu toote või teenuse tarbimine aitab tal nagu paremaks saada, kuidas see aitab tal raha kokku hoida, kuidas see aitab tal aega kokku hoida, kuidas see aitab tal meeskonda laiendada, mis iganes see nii-öelda eesmärk oleks, proovi sellest aru saada. Ja teine asi, proovime turundustegevustega rohkem sellist kiindumust tekitada, et sul ei ole vaja teha kogu aeg retargeting kampaaniaid selle jaoks, et inimest tagasi veebilehele saada. Proovi oma sisuga inimestele meelde jääda, paku väärtust, midagi sellist, mis oleks nagu täiesti erinev sellest, mis praegu nagu mainstreamis tehakse. Võrdle konkurente, proovi neist eristada, aga ära eristu niimoodi väikeste nii-öelda sammude kaupa, proovi meeletult eristada. Sest see jääb inimestele meelde ja lõppkokkuvõttes nad tulevad ise sinu brändi juurde tagasi või helistavad sulle nagu automaatselt. Et proovi rohkem sellist kiindumust tekitada. Ja teise poolena, mis ma nagu selle teema kokkuvõtteks nagu öelda tahaks, on see, et ma ei ütle, et e-posti turundus või meili turundus oleks surnud. Ei ole, see toimib väga hästi, aga lihtsalt ma näen, et seda tehakse vales kohas. Et meiliturundus ei ole minu meelest see, et me proovime inimesed kiiresti müügitunnelisse saada mingi e-raamatu kaudu või ma ei tea, mingi muu kontaktivormi kaudu, et siis me lihtsalt automaatselt suuname talle reklaame või neid meile ja siis, kui ta avab kogemata selle, et see ära kustutada, siis tuleb mingi proaktiivne müügimees ja lihtsalt surub selle toote nagu kurgust alla, et see, ma arvan, ei ole õige lähenemine. Ma isiklikult ei võta neid kõnesid vastu ja kui kuulen, et see on mingi müügimees, kelle nii-öelda ettevõtte e-raamatu ma alla laadin, siis ma panen selle kinni, sest mul ei ole kõrgendatud nii-öelda ostuhuvi selle toote või teenuse vastu. Ma lihtsalt laadisin selle alla, et turundajana näha, mida nad teevad, aga nad ikkagi tulevad ja helistavad mulle kogu aeg, eks ole, et see ei ole nagu eesmärk. See ikkagi peaksime nagu mindseti mõttes mõtlema selle peale, et meie juurde tullakse, mitte see, et meie lähme kliendi juurde ja surume seda toodet. Nüüd kolmas teema, millest ma rääkida soovin, on sisuloome, ehk kuidas seda sisuloomet teha võiks ja kuhu suunas nagu turg liikumas on. Et sisuloome, nagu me ka varasemalt mainisime, et kliendi harimine on hästi tähtis, et tekitada seda kiindumust ja soovi tulla siis meie juurde seda ostu sooritama. Siis sisuloome puhul täpselt samamoodi, seda peaks võtma kui kliendi harimist. Ehk antud näites ma praegu toon erinevaid selliseid mõtteid turundusalaselt, mis mul endal tekkinud on ja ma jagan neid teiega, et võib-olla te saate siit seda kasu, te saate siit seda väärtust, mis paneb teid mõtlema, et okei, et võib-olla ma peaksin neid asju natuke teistmoodi tegema või võib-olla ma võiksin hoopis sellele probleemile sellise nurga alt läheneda, tekitada võib-olla sellist nii-öelda teadlikkust. Teise asjana, et sa harid klienti, sa võib-olla tood juhendeid välja, nagu meie Moliveri Meedia blogis toome, kus me näiteks Google Analyticsi juhendeid jagame inimestega, eks ole. Et see on nagu meie selline standard, mida meie kõik nii-öelda tiimiliikmed kasutavad, et seda sama juhendit me jagame siis inimestega, kes on huvitatud sellest teemast. Ja nad saavad sealt seda väärtust ja tulevad võib-olla veebilehele hilisemas faasis tagasi ja ühel hetkel, loodetavasti, siis tellivad meie käest teenust. Et kui sellise lähenemisega liikuda selle sisuloome poole, siis minu soovitus on teha sellist pikemat sisumaterjali, nagu näiteks praegu siin see podcast on. Tehke see üks sisumaterjal ära pikem, teil on olemas nii audio, video, te saate siit tekstimaterjali teha, saate blogisse postitada mingid teemasid, te saate hilisemalt sellest pikemaks formaadist väiksemad lühijupid siis nii-öelda luua, monteerida. Seda jagada enda isiklikul profiilil, ettevõtte lehel, te võite seda, näiteks kui te võtate külalise endale podcasti või sellisesse pikemasse sisuformaati, siis saate temale saata neid klippe, mida tema jagab enda profiilil, tekitate selle kaudu sellist suuremat teadlikkust enda brändi kohta, enda kohta, samas annate väärtust sellele inimesele, kes saatesse või siia nii-öelda filmimisele tuli, et tema saab
tasuta siis praktiliselt seda materjali kasutada, tal ei ole vaja filmimise võimalusi, tal ei ole vaja planeerida seda filmimist, ta tuleb kohale, annab tund aega oma ajast, et ta saab hiljem seda materjali kasutada vabalt enda profiilile, et selline lähenemine sisuloomele on üha nagu populaarsemaks minemas ja ma näen, et ettevõtetel on siin võimalus ära kasutada sellist eristumiskonkurentidest, eriti sellistes nii-öelda traditsioonilisemates või konservatiivsemates sektorites. Ma näen, et seal on väga suur eelis, küll aga, mis ma hetkel Eestis näen, on probleemiks see, et ettevõtte nii-öelda esinägu või tegevjuht või nii-öelda managing director, eks ole, et see inimene ei ole kaamera ees, ta ei tee neid asju. Tema peaks olema eeskujuks enda ettevõtte tiimiliikmetele või töölistele, eks ole, või töötajatele. Aga kui seda inimest ees ei ole, seda nii-öelda vagunit vedamas, siis on suhteliselt raske seda nii-öelda organisatsioonisiseselt ka tekitada. Ehk ühel hetkel tekib sellel ühel inimesel ikkagi vajadus järgmise töökoha peale minna või ta lihtsalt ei viitsi seda enam teha, eks ole, et siis on vaja seda vahemikku täita. Ma arvan, et ettevõtete puhul tuleviku perspektiivis kindlasti tasub mõelda sellele, et oleks nii-öelda plaan B, plaan C, plaan D, inimene, kes seal kaamera ees võiks olla, kes võiks neid intervjuusid näiteks läbi teha, aga see kindlasti ei tohiks olla nagu praktikant, et see praktikant tuleb ja kui see inimene kogu aeg, see nägu kogu aeg seal vahetub iga kuu, siis sellel pikal formaadil ei ole nagu eesmärke, sest see brändi kiindumus tekib ikkagi siis, kui sa järjepidevalt seda sama inimest näed ja tema vastu see usaldus tekib ka sinu ideaalkliendi puhul. Et seda arvesse võttes kindlasti tasuks mõelda, et oleks olemas siis kindel struktuur selle sisu loomiseks ja kindlad inimesed, kes seda nii-öelda laeva siis tüürima hakkavad. Ja selle sisu levitamise osas ma näen ka, et Eestis on hästi suureks selliseks probleemiks see, et me ei taha seda suurt sisujuppi jagada erinevates kanalites. Me teeme ühe pika formaadi valmis, näiteks tunniajana mingisugune konverents, webinar, aga me ei tee sealt väikeseid lühiklippe, me ei lase monteerija neid lühiklippe teha, sest et esiteks me ei oska, praktikandil ei ole aega ja nii edasi. Siin ongi see, et tuleb läbi mõelda, millistesse kanalitesse täpsemalt jagate, neid peaks olema rohkem kui lihtsalt YouTube'i selle lingi üles lükkamine. Kasutage sotsiaalmeedias seda sisu ära, see aitab sisuloomet nii-öelda kvaliteetsemaks teha, see aitab seda sisuloomet lihtsamaks muuta, et ei pea kogu aeg nuputama ja pastakast välja imema mingisuguseid, ma ei tea, munadepühi postitusi, eks ole. Seda esiteks. Ja teiseks, kui see on nagu välja mõeldud, te olete esimesed paar sellist projekti läbi teinud, siis järgmine samm peaks siin olema see, et kuidas nagu kuluefektiivselt seda kõike teha, kuidas seda sisu kuluefektiivselt luua. Et kas seda monteerimist teete te ise, kas te leiate selle jaoks mingisuguse inimese, kes teeb selle ära, kas te saate majasiseselt võib-olla selle nii-öelda settingu ära teha, kas te saate majasiseselt võib-olla podcasti ise looma hakata, võib-olla teil ei ole vaja selle jaoks mingit nii-öelda välispartnerit või välismeediamaja, kes teie eest seda podcasti toodaks, võib-olla teil on majasiseselt see know-how olemas, saate sellega hakkama, et sellised väiksed pisiasjad tuleb siis nagu läbi mõelda ja seda kuluefektiivselt teha. Tihti, mis juhtub, on see, et tehakse see suur sisuloome nii-öelda materjal valmis ja see materjal lihtsalt on seal, tehakse 5 episoodi ära ja see on kõik kadunud, läinud, rohkem mitte midagi. Et siinkohal tulebki nagu mõelda, et see järjepidevus on see, mis tekitab inimesteks kiindumust ja hilisemas faasis soovi siis teiega seda koostööd teha. Et kui te teete 4 podcasti ära ja ütlete, et see ei toiminud, me ei jõudnud soovitud eesmärgini, milleks on iga episoodi kohta näiteks 10 000 inimest, siis jaa, tõepoolest, see asi ei saagi toimima hakata, sest võib-olla näiteks digiturundusmaailmas või üldse turundusmaailmas siin, mitte turundusmaailmas, aga siin Eesti turundusvaldkonnas, võib-olla mul ongi vaja Oliveri meedia kaudu 15 inimeseni jõuda selleks, et see nagu äriliselt teeks mingisugust või avaldaks mingisugust mõju, eks ole. Mul ei ole vaja 17 000 inimeseni jõuda, mul on vaja selle kindla 15 inimese juurde jõuda, kes on minu ideaalkliendid ja võib-olla selle sisuloome kaudu hakkaksid siis lõppkokkuvõttes minu klientideks. Et see mindset selle osas võiks ka nagu ümber mängitud olla, et me proovime hästi palju
liikuda nende mõõdikute poole, et me oleme hästi laialt tuntud ja kõik on meid näinud ja see persoon, kes meil seal kaamera ees on, et teda kõik tunnevad ja näevad, tegelikult see ei loe. Loeb see, et sa ideaalkliendi ette jõuad ja see 17 000 vaatamist, see ei muuda mitte midagi. Sul on vaja jõuda selle 15-ni. Nii et selle teema lõpetuseks loo üks pikem sisumaterjal, lõika see juppideks, levita seda erinevates kanalites, erinevas formaadis, ehk siis inimeste tarbimisharjumused on erinevad, mõni soovib seda podcasti näiteks kuulata Spotify's, mõni näiteks soovib seda kuulata SoundCloudis, mõni näiteks soovib seda üldse YouTube'is vaadata, mõni soovib mingit lühiklippe LinkedInis vaadata ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis proovi alati olla selle ideaalkliendi jaoks igal pool, igas formaadis olemas. Kuidas teha seda kulu efektiivselt, kui see formaat toimib, kui sa näed, et sa jõuad oma ideaalkliendini, sa näed, et sealt tuleb mingid interaction'id, eks ole, inimesed kommenteerivad, jagavad, reageerivad sellele postitusele näiteks, et kui sa näed, et see toimib, see tekitab inimestes huvi, sinu käest küsitakse selle kohta lähemalt, kirjutatakse võib-olla mingi LinkedIni message sulle direct message'ina, eks ole, siis sa näed, et huvi on olemas. Kuidas sa seda kulu efektiivselt edasi teha saaksid, et sa ei peaks mingid suuri kulusid siis sinna alla panema? Et mõtle see ilusti läbi, võib-olla saate majasiseselt selle asja nagu ära tehtud. Selline sai siis meie Turundusjuht 2.0 podcast täna. Loodan, et said siit nende teemade osas mingi hea ülevaate ja võib-olla mõne hea näpunäite, mida sa saaksid siis reaalselt rakendama hakata. Ja kohtume siis juba järgmisel nädalal. Kuulmiseni!